Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Dorošenko ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänase saade teemadeks meil on inflatsioon, siis räägime Hiina energia impordist ja kaupade ekspordist, siis järgmiseks teemaks meil on täna iseseisvate autode turg, et rääkisime natukene eelmises saades, et see võib olla Tesla üks järgmine suur võimalus, et räägime sellest täna natukene rohkem. Ja siis räägime ka üksikaktsiate ETF-idest. Et see ka on teema muutunud hästi populaarseks, nii et ma tegin siin väikse uuringu, et vaatame koos seda täna üle ja siis mõned kvartaaltulemused eelmisest nädalast, sealhulgas ka Oracle ja Adobe. Ja siis aktsiate tehnilise analüüsi plokis ma näitan siis potentsiaalselt sellist nagu kauplemisideed selleks nädalaks, mis ma oma ühepäevase kodutöö raames enda jaoks ka siis nii-öelda nagu välja valisin. Enne kui me veel alustame, et muidugi tahaks teid tänada teie likeide ja kommentaaride eest, et alati tore saada sellist nagu tagasisidet, mis ütleb mulle nagu selles mõttes nagu väga lihtsalt nagu aita ja annab mulle motivatsiooni järgmiste saadete ettevalmistamiseks ja tegemiseks. Nii et aitäh teile ja lähme edasi. Veel üks väike teadaanne seoses mu tasulise kanaliga, millega on võimalik siinsamas YouTube'is liituda. Et see on mõeldud siis nendele, kes on rohkem huvitatud kauplemisest, keda huvitavad siis sellised nagu nädalasisesed update'id ka minu poolt, et kaks korda nädalas teeme siis sellised otseülekanded ja see nädal, kuna meil neljapäeval tegelikult turg on suletud, siis see nädal me teeme need striimid teisipäeval ja reedel, mõlemad päevad kell 8. ja võib-olla veel infoks, et meil reedel siis oli selline ka üllatusstriim, see reede, mis oli, et seda ma ei planeerinud ette, aga mul külas oli kaupleja Markus Tamm, et koos tegime sellise ühese kauplemispäeva ja siis tegime väikse sellise üllatusstriimi ka. Ja seda siis nädalavahetusel ma tegin ka avalikuks, et tuli selline huvitav arutelu meil, et siis mõtlesin, et jagaks ka kõigiga, et võite seda siis ka järgi vaadata. Nii, alustame siis saadega, alustame nagu ikka selliste nagu üldistema teemadega ja kõigepealt vaatame siis mis majandusuudist meil oli eelmine nädal. Eelmine nädal kõige olulisemad meil olid inflatsiooniandmed, meil tuli CPI, Consumer Price Index ehk tarbijate inflatsioon, et siin numbrid tulid oodatust isegi natukene parem, 0,1% muutus oli võrreldes eelmise kuuga, et natukene väiksem kui analüütikud tootus, aga siin oli üks konks, et eelmised andmed vaadati üle nagu nii-öelda kõrgemale ja seega see muutus, mis see kuu oli nagu väiksem. Et kui need andmed oleks jäänud nagu samal tasemel, siis võib-olla need andmed vastaksidki analüütikute ootustele. aga jah, on selline nagu parem tulemus tuli tänu sellele, et eelmised andmed vaadati kõrgemale üle. Ja PPI oli sama asi, et siin ka tuli oodatust paremini ja ka selle nagu eelmiste andmete ülevaatamise tõttu. aga üldiselt, kui me vaatame, siis graafikutega, et inflatsioon, me näeme, on aeglustunud, siin on meil CPI, Consumer Price Index, tarbijate inflatsioon, et jäänud põhimõtteliselt samal tasemel 2,4% aastases võrdluses ja siis see kuine muutus oli 0,1%. et noh, oleme juba 2% lähedal, see nädal meil tuleb Föderal Reservi istung ja vaatame, mis nüüd Föderal Reserv inflatsiooni kohta ütleb, et noh, nüüd on juba näha selline selge nagu aeglustumine, inflatsioon siin stabiliseerib kuskil 2% juures ja kui vaadata core CPI ehk põhimõtteliselt see on siis inflatsioon ilma toiduta ja kütuseta, võetakse välja need kõige volatiilsemad sellised nagu komponendid, toit sõltub ka sesoonsusest, et see on ka üks põhjus, miks seda võetakse välja, et siis selliste nagu rohkem sellist stabiilset inflatsiooni vaadata ja siin oli ka põhimõtteliselt me näeme, et aastane praktiliselt jäi muutmatu,
et väike muutus kuises inflatsioonis ja see ka tegelikult 2% ei ole enam väga kõrgel. Mis on veel huvitav, et kui vaadata sedasama core CPI-d ja lüüa seda lahti kaheks komponendiks, mis on siis roheline joon on teenused ja punane joon on siis nii-öelda nagu kaubad. Et siis me näeme, et siin on huvitav, et kõigepealt meil peale koroonat kõigepealt läksid kaubad kallimaks ja siis hakkasid teenuste hinnad selle järgi kasvama ja nüüd kaupade hinnad läksid kiiresti tagasi madalamale või kaupade inflatsioon, et hinnad ei läinud, et see inflatsioon lihtsalt aeglustus. Ja siis mõnda aja pärast hakkasid ka teenuse inflatsioon aeglustuma. Nüüd me näeme, et siin isegi oli nullist madalam kaupade inflatsioon ehk oli selline nagu deflatsioon, et natukene hinnad isegi nagu langesid tipust. Aga nüüd see jälle hakkas kasvama, vahepeal siin põhimõtteliselt siis teenused langevad, et noh, niipea kui siin põhimõtteliselt sellist uut sellist tõusu kaupades ei toimu, kaupade inflatsioonis ei toimu, siis teoreetiliselt peaksid teenused ka stabiliseeruma ja kaubad stabiliseeruma, et põhimõtteliselt nagu see oli varem kogu aeg, et tavaliselt me näeme, et teenuste inflatsioon on pisut kõrgem kui kaupade inflatsioon. Nii, vaatame siis järgmist inflatsioonimõõdikut, mis on meil siis PPI, see on Producer Price Index ehk tootjate inflatsioon. Siin me ka näeme, et ta on siin vahepeal oli meil tõusvas trendis ja siis see aasta on hakanud selline nagu inflatsiooni langustrend ja eelmine kuu ta jäi umbes samal tasemel nagu oli varem, et 2,6 aastane muutus ka ei ole 2%-st juba kõrge, kui me vaatame core PPI, siis siin vahepeal ka oli meil selline isegi tõusev trend, aga selle aasta märtsist see hakkas ka langema ja nüüd põhimõtteliselt langes juba 3%-ni. et siin võib-olla võiks veel natukene langeda, aga vaatame, mis siis Föderal Reserv selle kohta ütleb. ja allumine graafik huvitav näitab meil siis seda vahet, et kui me võtame consumer price index ja producer price index ehk põhimõtteliselt kui tootjate jaoks hinnad tõusevad, nii-öelda nagu sisendhinnad ja nad ei saa müüa sama kõrge hinnaga edasi või tõsta hinna, siis põhimõtteliselt mis juhtub, et see mõjutab siis firma marginaali, et sisendhinnad muutuvad kallimaks, väljundhinnad nii-öelda nagu jäävad samal tasemel või ei tõuse nii kiiresti, et siis see vähendab siis firma kasumlikkust ja siin graafikul me näeme, et seda vahet siis lõpphinnade ja sisendhinnade vahel et kui see on positiivne, tähendab, et firmad tõustavad hinnad kiiremini, kui nende sisendhinnad kasvavad, mis on positiivne siis firmade jaoks. aga hetkel me näeme, me oleme siis selles olukorras, kus tegelikult sisendhinnad kasvavad kiiremini kui sellised nagu lõpphinnad või realiseerimishinnad ja see on negatiivne siis selline nagu mõju firma kasumitele. Nii, lähme edasi. Üks slaid natukene sellise nagu geopoliitika kohta või äh, sellise nagu Ameerika, mis toimub väljaspool Ameerikat, noh, tänapäeval kõik turud on omavahel seotud ja kuigi mu saade keskendub peamiselt Ameerika aktsiaturule, eks siin aeg-ajalt tuleb üle vaadata ka muud asjad, et mis võiks mõjutada ka või siis üldse lihtsalt, et paremini aru saada, mis maailmas toimub ja kuidas see võiks mõjutada siis ka aktsiaturgu. aga jah, ma siin nagu väga palju uudiseid nii-öelda nagu lugema ei hakka, ma toon lihtsalt välja tavaliselt sellised graafikud, mis mujal uudistest nagu ei räägita, aga on nagu huvitav ikkagi teada. et siin meil nädalavahetusel või juba eelmisest nädalast algas see eskaleerimine Iisraeli ja Iraani vahel ja siis noh, olid ka uudised, et Iisrael hakkas ründama ka sellist nagu Iraani nafta eksporti infrastruktuuri. ja selle valguses on huvitav vaadata, et kuhu Hiina või kuhu Iraan oma naftat tegelikult ekspordib, et me teame, et Iraani peale on pandud suured sanktsioonid, et tegelikult siin on näha, et kuni 2019 tegelikult nad on müünud
oma naftat Hiinasse, Indiasse ja siis palju ka muudesse riikidesse, OECD riikidesse, siis peale koroonat siin olid karmimad sanktsioonid ka tehtud ja siis põhimõtteliselt suurem osa, me näeme enamik Iraani naftast läheb Hiinasse. ehk tegelikult, kui Iraan ei suuda naftat eksportida vahepeal, siis tegelikult me näeme, et kõige rohkem kannatab siin Hiina. ja siis kohe hakkab tekkima selline nagu küsimus, kuna Ameerika vahel ja Hiina vahel on hetkel käimas ka selline nagu kaubandussõda, kas selline nagu rünnak Iraani nafta infrastruktuuri vastu Iisraeli poolt, no me teame, et Iisraeli taga on Ameerika kindlasti, et kas see võib olla ka selline nagu samm, et kuidas mõjutada ka Hiinat natukene, et nende jaoks muutub selline nagu nafta kättesaadavaks nagu väiksemaks ja hind võib-olla selle tõttu ka tõuseb. ja noh, kui oluline nafta üldse Hiina jaoks, et muidu, kui vaadata uudiseid, siis tundub, et Hiinas ehitatakse päris palju selliseid nagu tuumareaktoreid, päikesepaneele, neil on seal elektriautod, et tundub, neil on selline nagu roheline energiamaailm. aga tegelikult, kui vaadata energia tarbimist Hiinas, allikate järgi, et siin on kuni 2023, aga 2 aastaga pole palju muutunud, et me näeme, et tegelikult siin kõige suurem energiaallikas Hiina jaoks on tegelikult süsi. Seda nad ekspordivad väga palju Austraaliast ka sealhulgas ja siis teisel kohal ongi tegelikult nafta. Ja see ka on siin kasvutrendis, süsi kasvas siin eriti võimsalt ja kui me vaatame siis nagu tuumaenergiat või siis tuuleturbiinid või siis päikeseenergia, et me näeme, et tegelikult see moodustab siin üliväikest osa, et põhimõtteliselt see süsi on endiselt peamine ja nafta on tegelikult ka, omab nagu suurt mõju. nii et jah, võib-olla see on üks nagu selline nagu ka samm, millest nagu avalikult ei räägita, aga võib-olla see ka kuidagi, et mõjutada nagu hinnat natukene. Ja kui vaadata Hiina eksporti, siis ma nägin ka üht väga huvitavat graafikut, mis meenutas mulle ka seda, mis juhtus Venemaaga, Venemaa importidega, kui nad algasid sõda Ukraina vastu, et siin me näeme, et siis, kui algas kaubandussõda, siis mis juhtus, et siin on välja võetud Hiina ekspordid, 3 kuu muutus. me näeme, et eksport Ameerikasse hakkas nagu langema, samas kui eksport muu maailma, et siin on rest of the world, muu maailm, EM Asia, see on emerging markets Aasias ehk arenevad Aasia turud, see hakkas kasvama, et muidu me näeme, et nad käivad tsükliliselt, aga suht sünkrooniliselt, et kui eksport väheneb, siis ta väheneb igale poole, kui eksport tõuseb, siis ta tõuseb igale poole, aga siin meil eksport Ameerikasse vähenes ja eksport muude kohtadesse nagu suurenes, et see selgelt räägib sellest, et tegelikult eksport Ameerikasse ikkagi jätkub, aga see käib siis teiste riikide kaudu, et siis Venemaaga oli umbes sama, et import Euroopast näiteks järsult vähenes Venemaale, aga import näiteks Aserbaidžaani, Armeenias, et kõik need naaberriigid, mis Venemaa juures on, et sinna import järsult nagu siis suurenes ja oli selge, et siis nagu sanktsioonid, mööda sanktsiooni minnakse sedamoodi, et siis teiste riikide kaudu lihtsalt asju imporditakse. ja siin juhul siis tundub, et siis nagu eksporditakse seda ja no eks Ameerika otsib siis uued võimalused, kuidas siis Hiinat ilmselt nagu mõjutada. Et selline nagu huvitav, sellised nagu huvitavad graafikud. nii, aga piisab siis sellest geopoliitikast, et see oli sellest nagu huvitav teada graafikud, et muidu sellest jah, väga palju ei räägita, aga kui näed, need graafikud hakkavad siis huvitavad mõtted tekkima. Nii, lähme siis edasi, vaatame meie järgmist teemat, mis puudutab siis iseseisvat autot. et eelmises saates me vaatasime just Tesla aktsia üle ja seal olid selgelt näha, et Tesla aktsia on hetkel väga kallis, nende käibekasum enam ei kasva ja PE ratio seal on nagu väga kõrged. ja noh, üheks võimalikuks põhjuseks ma tõin välja, on see, et kõik ootavad Teslast need robotaksid ja põhimõtteliselt see võiks olla järgmine selline nagu suur kasvu, käibekasumi kasvu
allikas Tesla jaoks. Ja siit ma nägin siis mitu huvitavat sellist nagu graafikut iseseisvate autode kohta ja siis vaatamegi need üle, et aru saada, et mis see potentsiaal Teslal võiks ka olla, aga noh, Tesla ei ole ainuke tegelikult, et siin mul ei ole ühtegi graafikut Tesla kohta. Üldiselt siin on kõige rohkem sellise nagu Waymo, Tesla konkurent. Et nemad tegelikult teevad juba üsna palju selliseid nagu iseseisvate autode sõitu. siin me näeme, kuised aktiivsed kasutajad Ameerikas Waymo teenusel, et need on siis sellised nagu iseseisvad, isesõidavad autod. Ja siin me näeme põhimõtteliselt, et siis kasutajate arv siin sirgjooneliselt kasvab, et siin nad alustasid siis sõidu San Francisco, siin LA-s ja siis ATX, see ma isegi ei tea, mis see on, mingi linn siis Atlanta äkki või? Et jah, me näeme, et siin siis kasvab, põhimõtteliselt see on juba vastu võetud kasutajate poolt. Monthly active users tähendab, et need on nagu aktiivselt iga kuu vähemalt korra kasutavad. Kasv muidugi aeglustub, see hele joon, et siin vahepeal oli 500%, aga endiselt väga kiire kasv, 200%. Ja kui vaadata, et palju siis selliseid nagu sõite tehakse siis nende Waymo isesõitvate autodega Uberis ja Lyftis, siin ka me näeme siis trendi, et Uberis see on jõudnud juba 3%-ni kõikidest sõitudest ja Lyftis see on jõudnud juba 7%-ni. No see on ilmselt võetud just nendes linnades, kus see teenus toimub, et hetkel siis ma saan aru, et ainult 3 linnas. et siis ilmselt nendes linnas kõikidest sõitudest siis 3 ja 7% vastavalt siis Uberis ja Lyftis. Et suht palju juba tegelikult. Ja need on tegelikult ka üks võitjatest sellest nagu iseseisvate turul tegelikult, nagu me näeme, et üks asi on valmistada need iseseisvad autod, teine asi on nagu siis manageerida sellist nagu noh, nagu taksoäpp, mis meil on hetkel, et siis põhimõtteliselt me näeme, et Uber ja Lyft on siin ka, võivad olla võitjad siis selle turu arengus. Ja siin allpool graafik näitab meil siis Põhja-Ameerika selle turu, iseseisvate autode turu prognoosi. Ja me näeme, et siis noh, prognoos on siin muidugi positiivne, et siin peaks see turg kasvama ja aastaks 2030 jõudma siis siin meil on siis 7 miljardi dollarini. Ja protsendina kogu siis turust see võiks ka jõuda siis 7%-ni. noh, umbes siis ilmselt võetakse sihiks see number, mis on hetkel siis saavutatud nendes linnades, kus see teenus on ja siis, kui see hakkab nagu rohkem levima Ameerikas, et siis üldiselt Ameerikasse võiks ka jõuda siis juba 5 aastaga 7%-ni, et siin suht kiire kasvu tegelikult ennustatakse selles valdkonnas. Aga sellised nagu iseseisvad taksod, see ei ole, isesõidvad taksod ei ole ainult üks koht, kus seda tehnoloogiat võib kasutada, tegelikult isegi võib-olla rohkem see toob kasu tracking ehk sellist nagu veoteenuste valdkonnas, et kui veokid saavad iseseisvalt sõita, siis siin saab ka päris nagu palju seda valdkonda nagu efektiivistada. Me näeme, et muidu siin on välja toodud meil siis sellise iseseisvate veokite turu suurus ja siis palju siis üldse neid hakkab olema üldiselt nagu veokitest. et me näeme, see number jällegi siin 2013 prognoos, et 5 aasta pärast peaks olema juba umbes siin 2,5, 2,6% siis veokitest, mis võiksid olla sellised nagu isesõidvad. Ja turu suurus siin on isegi suurem kui nagu taksovaldkonnas, et siin lausa 18 miljardit juba ennustatakse. Ja siin me näeme, et tegelikult, et 2025, 26, 27 siin praktiliselt seda turgu ei ole, et seal on siis nagu tundub olevat selline aeglasem areng, et alates
2028 hakkab see kasvama ja siis järsult 2013 peaks kasvama. No kas selline stsenaarium realiseerub või mitte, et siis huvitav vaadata. Teslal muidugi jällegi siin võib olla ka eelis, et neil on olemas ka oma selline nagu semi-truck, et suur veoauto, et see võib olla ka nende nagu potentsiaal siis. Ja parempoolne graafik näitab meil siis üldse palju siis veokeid selliseid nagu hakkab olema iseseisvad ja palju siis on üldiste veokite arvust, et siis peaks jõudma kuskile 1%-ni veokite arvust ja see peaks siis olema umbes siin 25-26 tuhat iseseisvaid selliseid sõitvaid veokeid Ameerikas juba siis 5 aasta pärast. Vaatame, prognoosid on väga sellised nagu huvitavad. Muidugi, kui see valdkond hakkab paranema, kui neid autosid hakkavad nagu rohkem tegema, siis hetkel need on muidugi kallimad, aga me näeme, et siin ajaga nende hind peaks nagu hakkama kukkuma, et siin meil tegelikult natukene ajalugu olemas, et me näeme, kuidas nad on siin juba aastast 2022, eriti Ameerikas. siin on välja toodud Ameerika ja Hiina, et Ameerikas on järsult selliste autode hind kukkus Hiinas ka selline nagu noh, nad alguses juba olid odavamad, aga ikkagi see hind endiselt langeb ja siis siin ennustatakse, et jätkab langust, ehk siis põhimõtteliselt need autod muutuvad aina odavamaks, kättesaadavamaks. Ja siis põhimõtteliselt see hind 1 miili kohta, kui sõita siis iseseisvate autodega, see ka põhimõtteliselt siin me näeme aastast 2022 oli umbes 3,50 ja nüüdseks juba siis peaks langema umbes 3 korda $1.50-ni ja siis jätkab langust, ehk selline nagu hakkab olema aina optimaalsem ja optimaalsem. nii et selline huvitav areng meil iseseisvate autode turul hetkel on juba toimunud ja ennustatakse. Nii, ja jätkades veel seda Tesla teemat, aga mitte nüüd ainult Teslat, vaid ka muud populaarsed aktsiad. et siin on huvitav graafik, mis näitab meile, et Ameerikas on viimase siin 2 aastaga on väga palju tulnud selliseid nagu üksikaktsiate ETF-i, et noh, mis muidu ETF on, Exchange Traded Fund, et alguses need olid mõeldud nagu fondid, mis hoiavad endas palju aktsiaid, näiteks S&P 500 ETF, et põhimõtteliselt selline fond, kus on 500 aktsiat, mis on S&P 500 indeksis ja põhimõtteliselt sa ostad ainult seda ühe ETF-i, et mitte osta kõik need 500 aktsiat. aga nüüd on olukord läinud nii kaugele, et juba tehakse fondid ainult ühele aktsiale, et põhimõtteliselt tihti seda tehakse seetõttu, et siis teha kas sellise nagu võimaluse osta aktsiat, osta fondi, mis nagu shordib aktsiat, põhimõtteliselt minna short ühte aktsiasse, et ostes ETF-i või teine võimalus, et kasutada sellist nagu võimendust, et mul ei piisa sellest Nvidia tõusust, ma tahan kahekordset tõusu ja siis tuleb ETF, mis pakub sulle kahekordse võimenduse üle Nvidia aktsia, et siis sa saad nagu nii-öelda 2 korda kiiremini raha kaotada. noh, seal muidugi reklaamitakse, et 2 korda suurem võit tuleb, aga vaikitakse sellest, et see tähendab ka 2 korda suurem langus ja 2 korda suurem kaotus, kui see läheb tee vastu. aga noh, turul nõudlus sellise nagu gamblemise vastu on alati olemas ja siin siis finantsinstitutsioonid läksid sellele vastu, et kui on võimalik teha üksikaktsiaid ETF-i ja selle vastu on suurt nõudlust, me näeme, et see AUM, Assets Under Management, ehk kui palju siis varasid või raha nendes ETF-ides on, et me näeme, et see on juba jõudnud siin 20 miljardini. et 2023 alguses või neid oli veel üle vähe ja siis just viimastel aastatel see on jõuliselt kasvanud. ja enamik siis kõige suuremad, kui võtta 3 suuremat, siis nende alusvaraks on kõige populaarsemad aktsiad tavaliselt. noh, kõik tahavadki, näevad sellist nagu kiiresti kasvavad populaarsed aktsiad ja tahavad veelgi rohkem, et mul ei piisa sellest tõusust, ma tahan veelgi rohkem kahekordset tõusu. et andke mulle ETF, mis on populaarse aktsia kahekordse leverage'iga, et siin Tesla, Nvidia, MicroStrategy, et kõik sellist nagu levinumad. ma siin võtsin ka sellist nagu turupilti, siit on näha ka suuruselt need ETF-id, et siin esikohal TSLL ongi kahekordne Tesla
Siis Tesla jaoks on veel siin olemas TSLY, TSLT, TSLR ja kõikides nendes ETF-ides on ainult üks aktsia, Tesla. Ja siin ka Nvidia kohta NVDL, NVDY ja need on ilmselt siis MicroStrategy oma MSTY, MSTU. Et põhimõtteliselt jah, need on, siis me näeme, et Tesla, Nvidia ja MicroStrategy ongi siin kõige sellised nagu suuremad. Ja palju neid kaubeldatakse, et neid kaubeldatakse ka väga palju, siis juba siin on välja toodud nende üksikaktsiate ETF-i päevane käibe, et siin me ka näeme alates 2023 see hakkas kasvama ja nüüd juba põhimõtteliselt siis siin kuskil 15 miljardit kaubeldatakse iga päev. Ja eelmine nädal, kui meil olid Teslaga sellised nagu järsud liikumised, siis tegelikult ka sellest TSSL kahekordne Tesla ETF-is hakkas ka nagu rohkem aktiivsust toimuma, et see püstitas siin lausa rekordi, et siin oli 500 miljonit siis käibe ühes päevas. me näeme, et siis ja see oli ostlemine, et põhimõtteliselt siis seda langust, mis see tüli tõttu, Trumpi Muski tüli tõttu toimus, et see tegelikult osteti välja nii-öelda nagu kahekordsete ETF-idega. Et näitab, et retail on nagu väga aktiivne, et miks retaili jaoks seda tehakse, sest tegelikult noh, kui sa oled mingi hedge fond, siis kui sa tahad võimendust, sa ei hakka seda ETF-i ostma, sest seal on ka lisakulud äh, nendes ETF-ides, mis on see expense ratio. Need fondid ka peavad kuidagi teenima seda raha ja nad teenivad tavaliselt, need fondihaldurid, sõltumata sellest, kas see ETF hävib või tõuseb, et nad võtavad oma seal konkreetset protsendi ja ongi kõik. aga jah, professionaalsed hedge fondid saavad teistmoodi nii võimendust võtta kui ka short ida, et neil põhimõtteliselt selliseid nagu ETF-i pole vaja, seega see on väga selge, et enamik see on loodud selliste nagu jaeinvestorite poolt, kes tahavad kas rohkem siis nagu gamblida või siis tahavad näiteks short ida mingit aktsiat, aga neil ei ole nagu kontol short imine lubatud ja siis ainuke võimalus, kuidas midagi short ida, ongi osta selline nagu inverse ETF. Ja siis ma hakkasin natukene uurima, palju neid ETF-i on ja tegelikult siin hakkasin screenshot'i tegema, mul tuli siin 3 slaidi, me hakkasid nagu detailselt üle vaatama, kui teil on huvi, siis võite ka video pausile panna ja üle vaadata, mis neid ETF-i on. aga tegelikult jah, suht palju, et siin ma hakkasin vaatama, mis neid on, et siin me näemegi tavaliselt on 2X long, ongi kahekordse võimendusega näiteks Apple. Siis on olemas Apple Bear 1X, et ühekordne short, on olemas ka kahekordne short ja siin on veel üks Apple Bull 2X ja me näeme, et need on lihtsalt erinevad firmad, kes toovad neid, siin on Granite Shares, Direction, T-Rex, Leverage Shares, sellised nagu peamised tundub olevat ETF-ide väljastajad. ja noh, kui vaadata, mis aktsiad siin paistabki silma, et aktsiad, mis hetkel populaarsed või mingi hetk olid populaarsed, et nad on kõik siin sees, et AMD, Amazon APP, Avgo hetkel populaarne, Coinbase, Meta ja siin list jätkub, et siin meil on olemas Meta, Google, kõik on Bull, 2X, Bear on olemas, siis Microsoft, MicroStrategy, Netflix. Et põhimõtteliselt siin väga palju, siin veel üks slaid, et siin me näeme ka selliseid aktsiaid nagu Palantir näiteks Nvidia, hästi palju erinevaid. siin on olemas ka isegi, kui sa ei taha ühekordset short'i, aga kahekordne short on liiga palju, siis on olemas 1,5x short, et 1,5-kordne võimendus. tundub, et võib-olla, ma ei tea, kas seadusega kuidagi piiratud see kahekordne võimendus, siis tundub, et keegi nõudlus oleks ka 10-kordse võimenduse järgi mida tihti kasutatakse memecoin'iga või krüptoga kauplemises, seal on see lubatud, aga ilmselt siis võib-olla siin turul see päris nii nagu ei ole lubatud. et seega me siin näeme 2X kõige sellised nagu suuremad. Ja mis veel torkas mulle silma, et ma hakkasin vaatama, siis mõned on olemas ka sellised, kus on midagi seotud siis optsioonidega, et mõned on lihtsalt Tesla leverage ehk ongi kahekordne Tesla või siis
kahekordne Tesla short või lihtsalt Tesla short. aga mõned on olemas sellised nagu income strategy ETF, NK on põhimõtteliselt mingi ühel aktsial, aga optsioonidega seotud ja mis siin torkas silma, et nad pakuvad üsna kõrget dividenditootlust, et ma võtsin siin lausa sellised, mis kasutavad mingi optsioonistrateegiat üle ühe aktsia ja mis on dividenditootlused, sorteerisin selle järgi, siis mõned ETF-id siin tundub olevat, annavad päris head sellist nagu dividenditootlust. Et siis ma mõtlesin, et küsiks teie käest, kas te olete seda kasutanud, et ma esimest korda nagu puutusin sellega, kui hakkasingi just seda nagu üksikaktsiate ETF-i teemat uurima. Kui ma muidugi vaatasin need hinnad, nende ETF-ide hinnad, siis hind on neil muidugi langeb ja siis paar tükki, mis ma vaatasin, neil ongi hind kukkunud -50%. samas nad on andnud sellist nagu 100% tootlust dividendis, et lõppkokkuvõttes tundub olevat nagu noh, kuskilt sa kaotad, kuskil võidad ja lõppkokkuvõttes võib-olla tootlus tulebki nagu selline nagu keskpärane või nagu tavaline dividend, et ma pole väga sügavalt sinna sisse läinud, et kui te teate, miks siin nagu nii kõrged sellised nagu tootlused ja kas see on üldse kasulik selliseid nagu ETF-i osta, siis võite anda kommentaaris või kui teil ka huvi rohkem selle teema vastu, siis andke ka teada, et kas me peaks rohkem äkki siia süvenema ja võib-olla ühes järgmises saates rohkem siis sellest rääkima. aga hetkel jätame siis seda selliseks infoks, et on olemas ka sellised nagu huvitavad optsioonidega seotud optsioonistrateegiaga seotud ETF-id. et põhimõtteliselt sellised nagu finantsinstrumendid aktsiate üle lähevad aina komplekssemaks ja komplekssemaks. nii lähme edasi ja vaatame siis mõned huvitavad kvartaaltulemused, mis meil oli eelmine nädal. ja alustame GameStopi kvartaaltulemusest, et GameStop oli kunagi väga tuntud selline nagu short squeeze play, et siin me näeme 2020, 2021 aktsia tegi järsu tõusu ja sellest ajast on muutunud ka natukene selliseks nagu retail seos populaarseks aktsiaks. aga muidu, kui vaadata seda fundamentaalselt, siis sellel ettevõttel tunduvad olevat suured probleemid. Me näeme, et siis nad raporteerisid tulemused, kus neil käibe oli väiksem, kui analüütikud ootasid, kasum tuli parem, kui analüütikud ootasid ja aktsiahind reageeris siin suure langusega 22%. Kui me vaatame kvartaalselt, siis me näeme, et tegelikult neil käibe aina langeb, nad suudavad sellest veel kasumit teha, aga siin on üliväike kasum. ja kui me vaatame natukene rohkem sujuvamalt, siin me näeme, neil on olemas ka sesoonsus ja siin on ka läbi selle sesoonsuse näha, et iga järgmine selline kõige parem kvartal läheb aina kehvemaks. ja TTM Trailing 12 Months annab meile väga sujuvat sellist nagu selget pilti, et nende käibe on languses, nad on olnud siin ka kahjumis, aga suutsid lõpuks ka kasumlikuks muutuda, aga me näeme, et kasum väga väike ja käibe põhimõtteliselt väheneb, et selline nagu sellesse firmasse kindlasti ei tahaks investeerida, kes nagu kaotab käibes ja kasumis ja kui vaadata P/E ratio't, siis hetkel 48, tulune peaks olema üldse 50, et aina hullemaks peaks minema. Guru-Fox evaluatsioonimudeli järgi me siin ka näeme, et ta on oluliselt ülehinnatud. ja noh, mis on firma lahendus, et kuidas olukorda lahendada? me näeme, et esimese kvartali müügid kukkusid 17%. mis teha? osta Bitcoini et siis, kui tundub olevat, et uus teema on see, et kui su firma enam ei tööta, äri hävib, siis osta Bitcoini. Et siis kuidagi sellega saad investorit meenutada. noh, siin kohe tuleb nagu teine näide juurde, et MicroStrategy, kust nad seda võtsid, et MicroStrategy tegelikult ka, nende peamine äri on ju business intelligence lahenduste pakkumine, aga nende fundamentaal on põhimõtteliselt sarnane GameStopiga, mitte, võib-olla mitte nii palju, aga neil ka käibe stabiliseerus ja enam ei kasva, natukene langeb, ärist nad saavad väga vähe kasumit ja põhimõtteliselt, kuidas nad otsustasid, et aktsia hinna võiks tõsta, et ostame Bitcoini. et jah, see tundub olevat isegi selline nagu noh, ohukoht, et kui firma ei tea enam, kuidas nagu oma ärist raha teenida, siis viimane võimalus tundub, et siis nagu investeerida Bitcoini.
ja kui kõik hakkavad nagu Bitcoini investeerima niimoodi, siis ma ei tea, kui kõik lähevad long tavaliselt, siis toimub mingi suurim selline nagu langus. ja kui kõik müüvad, siis tegelikult tekivad head ostukohad. Noh, hetkel tundub olevat see esimene pigem. Nii, lähme edasi. Ja järgmine kvartaal tulemus meil on GitLabi oma. GitLab pakub siis sellised nagu arendajatele erinevad tööriistad, kes tegeleb programmeerimisega, kindlasti on tuttav selle firmaga või siis kas GitLabiga või GitHubiga. Tulemused, mis nad raporteerisid, olid parem kui analüütikud ootasid. Me näeme, et siis käibe neil kasvas peaaegu 27% võrreldes eelmise aastaga. Ja kasum, mis oli raporteeritud 17 sendi aktsia kohta, oli 2 sendi parem kui analüütikud ootasid. Kvartaalselt, kui me vaatame, me näeme, et siis GitLab on ilusti kasvav ettevõte, neil käibe iga kvartal kasvab. Kolm eelmist kvartalit nad olid isegi juba kasumis, aga selles kvartalis läksid uuesti väikse kahjumisse. ja kui vaadata TTM Trailing 12 Months, ühes kvartalis meil on 12 kuud kokku summeeritud, siin me näeme ka selline ilus sujuv kasv käibes ja siin TTM vaades tegelikult siin EBITDA on negatiivne, aga siin kasum ikkagi jäi selles kvartalis. Aktsiahind reageeris negatiivselt, kukkus 10%. Ja valuatsioon on hetkel siis P-ratio 413, aga ta peaks väga kiiresti siis paranema, et järgmine aasta oodatakse juba 44 juures. Gurufox evaluatsioonimudel ütleb, et oluliselt allahinnatud hetkel GitLabi aktsia on. ja mis on huvitav, kui vaadata, mida teevad institutsionaalsed investorid, et nii kaua me näeme, et siin peale IPO-d oli suur nõudlus selle aktsia vastu, nüüd ta stabiliseerus ja nüüd pikka aega siin konsolideerib ja selle konsolideerimise ajal tegelikult me näeme, et siin institutsionaalsed investorid suurendavad oma osalust. et nad põhimõtteliselt siin alates 2022, kui neil oli null, siis põhimõtteliselt nüüd on 75%-ni. Kui ettevõte jätkab siis käibekasumi kasvu, siis see paratamatult viib selleni, et siis peale seda suurt konsolidatsiooni mingi hetk aktsia hind siin peaks hakkama kasvama. vähemalt natsionaalsed investorid tundub, et panustavad just sellele. nii, järgmine kvartaal tulemus meil on Oracle'i oma. Oracle raporteeris üsna hea kvartaaltulemuse, et kasum aktsia kohta oli 1,70, ka 6 senti parem kui analüütikud ootasid, käibe kasvas 11,3%, ka oli parem kui analüütikud ootasid 15,9, analüütikud ootasid 15,6 miljardit. ja mis on siin veel huvitav, et kuidas Oracle'il kasvasid erinevad pilveteenused, et siin me näeme Cloud Air Revenue 27%, Cloud Infrastructure 52%, Cloud ERP 22% ja siin Cloud Application 12%. et ilusti kasvab just selline nagu pilveteenuste valdkond ja äh, juhtkond ütles ka tegelikult, et 2025 oli väga hea, aga siis finantsaasta 2026, et neil lõppes just see finantsaasta selle kvartaliga, et järgmine tuleb veelgi parem, et neil kasv hakkab oluliselt kiirendama. et just nende erinevate siis pilveteenuste järgi, et 24%-st see aasta see peaks kiirenema 40%-ni ja infrastructure just nende andmekeskused, et see peaks 50%-st 70%-ni tõusma. et põhimõtteliselt annavad väga sellist nagu tugeva prognoosi, et näevad sellist nagu andmekeskustes või pilveteenustes suurt kasvu, multi-cloud andmebaasi, selline nagu käibe kasvas neil kvartaliga, neil kolmandast neljast lausa 115%, nii et
me näeme ka, miks siis aktsia hind reageeris nii suure tõusuga peale seda kvartaaltulemust, et 13% peale kvartaaltulemuse, siis järgmine päev veel tuli siin 7-8% juurde. Et väga tugev reaktsioon just seetõttu, et nad andsid väga tugeva seda prognoosi. Kvartaalselt vaadates hetkel me siis näeme, et siin kvartaalselt meil väikselt kasvab ja siis ennustatakse veelgi kiiremat kasvu, väga ilus kasumlikkus olemas ja aastaselt, et neil siis läks selle kvartaliga finantsaasta lukku. Me näeme siin tegelikult alates 2014, siin ei ole näha, aga siin käibe oli suht stabiilne kuni siis 2020. Käibe siin kasum isegi vahepeal natukene vähenes ja siis alates 2021 neil algas uus selline nagu kasvuperiood, käibe hakkas kasvama, siin vahepeal tehti investeeringud, siis kasum natukene vähenes, aga siis hakkas uuesti kasvama. Ja siis ennustatakse edasist kiiret kasvu. Vaadates valuatsioonimeetrikut, et P-ratio 49 hetkel, tulevane 26, jällegi näitab seda nagu kiiret kasvuootust. Aga vaadates Gurfox valuatsioonimudeli, siin ta on juba läinud natukene ette oma sellest nagu õiglasest valuatsioonist, significantly under overvalued siin on kirjas. Oluliselt ülehinnatud hetkel. Nii et jah, prognoos on väga tugev, Oracle on muutunud selliseks nagu stabiilseks kasvavast juba tugevasti kasvavaks kasumlikuks ettevõtteks ja tundub olevat, et see on ka üks huvitav populaarne ettevõte lähiajal. Siin võib vaadata, kuna nad nii palju siis ütlesid, et kasvas just see pilveteenused, andmekeskuste valdkond ja ennustatakse nagu suurt kasvu, et siin on ka veel huvitav graafik juurde, mis näitabki meil, alustame siis sellest parempoolsest graafikut. Siin on meil sellised nagu kulutused, noh, kapitalikulutused, need on enamasti siis nagu andmekeskuste ja selliste nagu serverite ehitamiseks. Ja me näeme, et kuidas see on siis kasvanud suurtel firmadel. Need, kes nagu kõige rohkem sinna investeerivad, see on siis AWS, Amazoni pilveteenus, Microsoft, Google, Meta ja Oracle. Me näeme, et siis 2020 alates neil on olnud see nagu sellises nagu väiksemas tõusus ja siis eelmine aasta just tuli selline nagu suurem tõus, et siin 134-st 4-ni kuni 221 ja siis see aasta ennustatakse juba 330 miljardit nende investeeringud siis sinna andmekeskustesse ja järgmistesse aastateks see peaks ka edasi siis kasvama. Ja siis 7 aastaga me näeme, kui palju see peaks kasvama, need kulutused 72 miljardist kuni 427 miljardini. Ja muidugi mitte kõik see nagu andmekeskustesse investeeringud tulevad ka nende suurte firmade poolt, et siin suht palju hakati tegema ka sellist nagu data center securitization'it ehk põhimõtteliselt, mis see securitization on põhimõtteliselt, kui sa kui sa oled näiteks pank, et panga näidel, et sa annad näiteks laenud klientidele ja siis selle asemel, et kõik need laenud hoida enda bilansil, sa teed nii-öelda nagu securitiseerid neid, teed mingi paberi ja müüd seda edasi investoritele, et põhimõtteliselt liigutad seda enda bilansist investorite bilansile ja siis nad hakkavad saama seda nagu siis nendelt väljastatud laenudelt endale tulu ja siis risk on nagu nende bilansil, et selline nagu siis sekuritiseerimise nagu mõte. ja siis andmekeskustega hetkel tehakse ka niimoodi, et siis põhimõtteliselt ehitatakse andmekeskust näiteks laenatud rahaga, siis seda andmekeskust nii-öelda vormistatakse nagu ABS või CMBS, need on kaks sellist nagu kõige levinamut sekuritiseerimise väärtpaberi nii-öelda lihtsas keeles. Et siis nende kaudu siis müüakse siis investoritele edasi neid andmekeskuseid. Põhimõtteliselt siis noh, võib öelda, et sellised nagu võlakirjad ka andmekeskuste tagatistega. Võib ka niimoodi öelda. Ja siin on ka huvitav, et kuna hetkel on nõudlus andmekeskuste vastu on suur, et siin me näeme, 2021 oli esimene selline nagu suurem sekuritiseerimise laine, siis alates 2023 see hakkas ka kasvama
ja see aasta meil on juba siis, see on, kui palju on see aasta juba tehtud ja siin näitab see potentsiaali, et kui selline tempo jätkub, siis see aasta meil tekib uus sellise nagu sekuritiseerimise rekord siin ka. Nii et jah, investoritele antakse ka võimalus siis kasu saada sellest andmekeskuste finantseerimisest või selle nagu nende investeerimisest. Nii, ja viimane kvartaaltulemus on Adobe poolt. Adobe raporteeris ka väga hea kvartaaltulemused, siin kasum oli parem, kui analüütikud ootasid, käibe oli parem, kui analüütikud ootasid. Käibe kasvas 10,6% võrreldes eelmise aastaga. Ja siin erinevad segmentid, digital media kasvas 12%, digital experience kasvas 10%, et need kaks peamist segmenti. Ja siis nad isegi tõstsid prognoosi selleks finantsaastaks natukene kõrgemale, kui see oli neil varem. Sellest sõltumata aktsia hind siin reageeris langusega –5%. Ja kui me vaatame kvartaalselt, siis tegelikult ettevõttel läheb väga hästi, et käibe siin kasvutrendis, kasum on kasvutrendis, väga hea kasumlikkus. Vaadates TTM trailing 12 months, siin me ka näeme ilusat käibekasvu, kasumi kasvu. Isegi valuatsioonimeetrikud on siin väga head, et P-ratio 25, forward P-ratio 17, sellise nagu kasvava kasumliku firma puhul tundub olevat suht hea. Ja GuruFox valuatsioonimudeli järgi hetkel Adobe on ka significantly undervalued ehk oluliselt allahinnatud. Ja mis on veel huvitav, et põhimõtteliselt selline nagu forward P ratio, ta läheb paremaks mitte ainult selle tõttu, et neil kasum kasvab, vaid tegelikult ka seetõttu, et nad teevad ka aktsiate tagasiosta, et neil on põhimõtteliselt vaba raha olemas kogu aeg, mida nad genereerivad iga kvartaalselt kasumina. Ja siis üks viis, kuidas nad tagastavad seda aktsionäridele läbi aktsiate tagasiosta. Me näeme, et tegelikult siin aktsia hind on olnud suht pikalt languses ja sellel ajal firma on siin suurendanud aktsiate tagasiostet, et just nagu aina odavamini ostab aina rohkem aktsiaid välja, et siin me näeme viimases kvartalis oli üldse siin rekord alates aastast 2022, viimase 2 aasta rekord siin kvartaalselt oli. Nii et jah, väga tegelikult huvitav selline nagu investeering. Adobe on üldse selline nagu tema tooted on üsna populaarsed, neil on suht vähe sellist nagu alternatiivi ka. Ja vaadates seda äri, tundub olevat ka väga, väga hea ja valuatsioon ka väga hea. Et noh, kui võrrelda seda näiteks MicroStrategy selle esimese firmaga, mis me täna vaatasime, noh, siin on suht selge, et miks mina näiteks MicroStrategy kunagi ei investeeri või MicroStrategy, vaid see oli meil GameStop, vabandust, jah, et GameStop. et GameStop GameStopi näiteks üldse investeeriks, et kui ma peaks valima GameStopi ja Adobe vahel, siis Adobe oleks siin nagu kindel võitja ilma isegi pika mõtlemiseta. nii lähme edasi, vaatame, mis meid ootab ees see nädal. See nädal meil, nagu ma mainisin, neljapäeval tegelikult Ameerika turg on suletud, et seal on riigipüha, kuigi sel päeval meil tulevad isegi mingi statistikad. Kui siit tuleb väga suur üllatus, et siis turg reageerib alles reedel meil, aga peale seda siis teisipäeval meil tulevad jaemüügiandmed. Ja siis kolmapäeval kõige olulisem ongi siis meil Föderal Reservi istung, et siis nad annavad teada, mis on see uus intressimäär. siin me näeme, et tegelikult siis hetkel oodatakse, et see jääb ikkagi muutuseta, et siis kõige rohkem hakkavad vaatama, et mis Föderal Reserve ütleb nende viimaste inflatsiooninumbrite järgi, mis ongi siis paranemas, et kuidas nad põhjendavad, miks nad intressimäära ei langeta ja mis prognoosi nad annavad järgmiseks istungiks, et millal nad planeerivad siis intressimäära alandama. muidugi suureks üllatuseks aktsiaturu jaoks tuleb siis, kui nad näiteks langetavad kohe ka intressimäära, siis see võib olla väga positiivne turu jaoks. nii et kolmapäeval, see on kell 9 meie aja järgi
võib tulla rohkem volatiilsust aktsiaturul. ja siis reedel tuleb see leading indicators ka, ettevaatavad indikaatorid. Nii, kvartaaltulemused see nädal me näeme hästi vähe, siin selliseid nagu tuntud firmasid väga palju ei ole, et ma tean siin kõige rohkem sellist suurimat infotehnoloogia või üldse sellist nagu nõustamisteenuseid pakuvad Accenture firmad ja muidu siin sellist nagu muud huvitavat ei ole. nii, lähme nüüd meie saade teise poole juurde. see on siis rohkem lühiajaline vaade turule, kus me kõige rohkem vaatame selliseid nagu turu ja muud tehnilised indikaatorid. alustame S&P 500 ja Russell 2000 indeksitega, nädalased graafikud, et näha sellist nagu pikaajalist pildi. siin me näeme eelmine nädal põhimõtteliselt S&P palju ei muutunud, natukene langes –0,39% ehk siin võrreldes eelmise nädalaga suurt muutust meil ei olnud. Impulss endiselt roheline ja Force Index endiselt tugev, et siin on endiselt selline nagu tõusev trend nädalase graafiku järgi. kui me vaatame Russelli, siin on natukene rohkem murekohti, et siin oli natukene suurem langus ja ta käis palju kõrgemale eelmisest tipust ja siis sulges eelmise sulgemast madalamale. kes teab V1 või V2 entry trigger'id, siin on V1 müügitrigger tegelikult tekkinud. kuigi impulss siin on endiselt roheline ja hetkel ta testib siin 20-50 nädalast libisevat keskmist, mis siin teeb veelgi muret, et see ostusurve, mis oli siin meil selle ralli ajal, et me näeme, kui suur ta oli meil siin S&P indeksis ja kui nõrk ta oli siin tegelikult Russellis ja siin ta hakkas uuesti meil langema, et ei läinudki kõrgemale, et see on selline nagu ohumärk hetkel. vaadates päevast graafikut, siin me näeme, et meil hakkas siin viimastel päevadel väike korrektsioon libiseva keskmise juurde. jällegi, kui vaadata natukene pikemat pildi, siin midagi sellist nagu hullu ei tundu olevat, kuigi seal taustal geopoliitiliselt uudised olid üsna sellised nagu äh, olulised, et turg siin väga palju ei reageerinud, et siin tundub olevat, käib hetkel lihtsalt siin väike korrektsioon libiseva keskmise juurde. Russell päevasel graafikul ka tundub olevat, et ta siin nagu murdis läbi sellest 200 päevast libisevast keskmist kõrgemale, tegi siin head ralli, isegi rallis rohkem kui S&P peale seda, aga siis hetkel tegi korrektsiooni tagasi siia 200 päevase libiseva keskmise juurde, kus on praegu ka see 22-päevane libisev keskmine ja nüüd ta testib neid nagu toetus. ja siin põhimõtteliselt siis see nädal peaks vaatama, kui ta peab vastu nagu toetus, formeerub kõrgem põhilmäede, siis see oleks positiivne ja kui põhimõtteliselt me murrame sellest toetusest madalamale, kui see ei pea vastu, siis siin tegelikult tekib selline nagu võlts läbimurre kõrgemale. et seega siin on väga oluline hetkel jälgida, mis siin saab sellest tasemest. ja et paremini aru saada, mida ma võiks turul toodeta, kas see on tugev korrektsioon, kas ta jätkab või see ongi selline väike korrektsioon libisevate keskmiste juurde ja me võime näha siis järgmist kõrgemat põhja ja põrget. proovime siis turu indikaatoritega seda aru saada ja alustame minu turuanalüüsi tabelist. vaatame siin siis see nädal või eelmise nädala lõpu seisuga, kuidas see välja nägi, et volatiilsus meil hakkas uuesti tõusma, et 15-ni ei jõudnud see langus ja nüüd eelmine nädal läks kõrgemale, 20 oli. Multivix, kuigi hetkel ta on bullish, ta on ka seal rohkem juba bullish neutral, ehk need kõik indeksid hakkasid juba seal tõusma, kuigi reastatud normaalselt, et siin on ka selline nagu nõrgenemine toimunud. New High New Low läks neutraalolekusse ja S&P 500 RMS võlakirjadega jäi nii-öelda nagu neutraalolekus, et nad ka pole väga palju üksteisest kaugemal hetkel.
et selline, nagu me näeme, lühiajaline nõrgenemine, samas sellised nagu pikemaajalisemad graafikud nagu Industry Group ja S&P pikaajaline graafik, need on endiselt bullish. ehk võrreldes eelmise nädalaga ma olen ikkagi siis nagu bullish vaadates neid indikaatoreid, aga rohkem juba jällegi neutral, et siin me näeme juba rohkem sellist nagu kollast, see on peaaegu kollane ja see on siin halvenenud, et seetõttu ma siin natukene ettevaatlikumalt bullišeks panin selleks nädalaks oma siis turusentimenti nii-öelda. Nii, vaatame siis mõned need indikaatorid eraldi ka. Rämpsvõlakirjad ja S&P 500, noh, me näeme, et nende vahel siin suurt gap'i ei ole, see ongi see põhjus, miks ma panin hetkel neutral. kuigi jah, S&P 500 on siin napilt kõrgem kui rämpsvõlakirjad. kõige rohkem ma hakkan siin jälgima seda arengut, et me nägime, et siin nädala lõpus rämpsvõlakirjad hakkasid langema. põhimõtteliselt, kui nad jätkavad langust, siis me võime näha ka suuremat korrektsiooni S&P 500 poolt ja kui nad jäävad ikkagi samal tasemel ja siis jätkavad tõusu, siis siin juhtubki see, et siin see korrektsioon annab meile järgmise ostuvõimaluse, et siin toimub selline nagu kõrgem põhja formeerub ja üsna väikseks see korrektsioon jääb. et ma hakkan monitoorima siis rämpsvõlakirjad sellise pilguga, et ta peaks mulle siis seda lisainfot andma. Volatiilsus eelmise nädala reedese langusega siin volatiilsus meil hüppas, me näeme, aga mis siin on huvitavat, et siin võib-olla tekkis ka juba kohe ostusignaal, et me näeme, volatiilsus läks sellest Bollinger Bandist kõrgemale, aga sulges sellest tasemest madalamale. et nii sellised nagu ööpäevased põrged meil olid näiteks siin ja siin. ja siin meil olid sellised nagu väiksemad põhjad on tekkinud, et siin on vaja vaadata, kui täna siis volatiilsus lähebki madalamale, siis see signaal siin jääb jõus, et see võib olla tegelikult ongi juba selline nagu põhisignaal ja siit võib olla mingisugune põrge juba hakkab formeeruma. noh, selle indikaatori pluss on see, et ta praktiliselt tabab kõik põhjad, selle indikaatori miinus on see, et ta ei ütle meile, et kas siit tuleb selline ühepäevane põrge või siis suurem ralli, et seda ta nagu ette ei tea. Negatiivne oleks selline areng, et kui sõltumata sellest, et me sulgesime Bollinger Bandist madalamale, et täna, homme, see nädal hakkab see edasi tõusma, et umbes nagu siin hakkab olukord arenema, et endiselt jääb selle Bollinger Bandi juures ja hakkab sellest kõrgemale minema. see võib viitada siis nagu suuremale langusele, enne kui põhi tuleb, aga jah, hetkel on siis kui volatiilsus edasi ei tõuse, siis tegelikult meil on ostusignaal juba olemas volatiilsuse poolt. Bullish percent indeks, siin me ka hetkel näeme juba nädalasel graafikul hakkas formeeruma divergents, ehk see tipp on madalam, samas kui hind tegi siin kõrgemat tippu. samas ta võib-olla siin veel konsolideerib ja proovib veel korra ikkagi 80%-ni tõusta, et me näeme, et siin tipud tekivad tavaliselt siis, kui ta ikkagi läheb kõrgemale, et hetkel ta tegi siin tipu nats madalamal tasemel ja võib-olla siin konsolideerib ja siis teeb veel tõusu kõrgemale, see oleks nagu positiivne areng, negatiivne muidugi oleks, kui bullish percent indeks jätkabki langust, siis me saame siin kinnitust, et see on divergents, siin päevasel graafikul ka väga hästi näha, et see tipp, mis meil on tekkinud ja siis hind läks kõrgemale, aga bullish percent indeks hetkel näitab meil madalamat tippu, hakkas nats langema, et siis ma hakkangi see nädal jälgima, et kui ta jätkab langust, kinnitab seda divergentsi, siis me võime saada suuremat langust. kui aga ta siin stabiliseerib ja võib-olla hakkabki uuesti tõusma, teeb siin uut tipu, läheb 20% juurde, siis siit võib olla üsna kiiresti välja ostetav põhi. ja uued tiputujad põhjad põhimõtteliselt annavad ka meil sarnast infot, et siin me ka näeme tegelikult sellist nagu divergentsi tippude poolt, et turukapitalisatsiooniga kaalutletud uued tipud. siin nad olid 35-40 triljoni tasemel, siin nad läksid 20 triljoni tasemeni. tekkis ka selline nagu divergents, samal ajal kui S&P tegi kõrgemat tipu. ja siin oli ka see areng, et põhjad hakkasid meil kasvama ja tipud hakkasid uuesti langema. ehk põhimõtteliselt siin nii mahuliselt kui ka tükiliselt me näeme sama arengu, et siin ka meil selline nagu divergents madalama
tippude tippuga ja siis meil hakkasid tipud langema ja põhjad tõusma, et siin me tegelikult näeme, et kui turukapitalisatsiooniga põhjad on veel tipud on veel põhjadest kõrgemal, siis tükiliselt me näeme, et oli juba rohkem aktsiaid, kes tegid ühe kuue põhja, kui need aktsiad, mis tegid ühe kuue tippu. Ja samas need põhjasid läksid 500-st kõrgemale tasemele. See on ka selline nagu ohumärk, ehk meil on nii divergents kui ka põhjade arv kasvab. Kui see olukord kiiresti ei parane, kui siin põhjad kiiresti tagasi 500-st madalamale ei lähe ja sellised nagu tipud ei hakka kasvama, siis kui see olukord juhtub, siis siin võib olla ka selline nagu kiiresti väljaostetav põhi. Kui aga põhjad jäävad siin kõrgel tasemel 500-st kõrgemale ja tipud ka ei tõusu, siis me võime näha suuremat langust. nii, ja siin veel väike reklaam vahepeal, et 17.–19. november, aega veel on. Et ma teen siis Äripäevaga sellist aktsiakauplemise meistriklassi koolituse 3 korda aastas, et meil see aasta juba 2 korda on olnud, mais ja veebruaris, kui ma ei eksi. ja siis viimane koolituse aasta meil toimub novembris. kui teil on huvi selle saada just teise osa pakub teile kõige suuremat huvi ja tahaksite rohkem teada sellisest nagu kauplemisest, kuidas kauplemisprotsessi üles ehitada, et see oleks pikaajaliselt nagu kasumlik. Et sellest kõigest ja ka oma kauplemissüsteemist oma reaalsete näidetega, et kõigest sellest ma räägin siis aktsiakauplemismeistriklassi koolitusel, et kui teil on huvi, siis link on video all, võite vaadata ja võib-olla siis kohtume teiega novembris. nii, lähme nüüd TradingView juurde ja vaatame siin kõigepealt veel kord peamised indeksid koos ATR-kanalitega ja siis vaatame minu kauplemisidеed selleks nädalaks. Kusjuures vaadates kauplemisidеed, et enamik on selliseid nagu ostuideed ja just seetõttu, et paljud aktsiad on hästi tõusnud ja nüüd teevadki korrektsiooni libisevate keskmiste juurde, kus tavaliselt formeerubki kõrgem põhi. et see ütleb mulle, et kuna ma aktsiate valikus näen ka rohkem selliseid nagu ostukandidaate, et natukene ma kaldun selle poole, et siin tuleb selline nagu väiksem korrektsioon võib-olla, aga no eks ma hakkan siin need turuindikaatorid jälgima selle pilguga, mis ma siin just selgitasin. ja vaadates indeksid, alustame siin S&P 500 nädalase graafikuga. Siin on üks negatiivne areng on olnud, et siin me oleme pikalt rääkinud sellest +1 ATR-ist. et kuidas selle nagu tõusva trendi kinnitamiseks oleks hea, kui hind läheks sellest +1 ATR-ist kõrgemale, me näeme, et kui ta on siin +1 ATR-ist kõrgemale, siis meil on hea selline tõusev trend tavaliselt toimub. ja kui hind ei suuda +1 ATR-ist kõrgemale minna, siis tavaliselt see tähendab sellist nagu langustrendi, et hetkel hind on siin +1 ATR-i juures juba siin 5 nädalat on olnud ja eelmine nädal ma rõõmustasin, et ta justkui murdis sellest kõrgemale. eelmine nädal alustas ka tõusuga, aga sulges jällegi miinimumi juures, jällegi läks sinna +1 ATR-ist veidi madalamale, ehk siin tekkis selline nagu +1 ATR-i võlts läbi murre. seega see nädal on endiselt oluline monitoorida, mis saab edasi, et kas siit on lühiajaline korrektsioon ja siis ikkagi tõuseme +1 ATR-ist kõrgemale ja suudame siis uut all-time high'd teha või ikkagi see ongi, võlts läbi murre saab kinnituse ja siis me teeme äkki siin suurema korrektsiooni, võib-olla siin libiseva keskmise juurde. siin on ka meil olemas selline nagu gap avatud, mida hind võib proovida ka sulgeda, et võib-olla teha natukene sügavama korrektsiooni nädalasel graafikul. et seega jah, väga huvitav jälgida, mis siin +1 ATR-i juures nädalasel graafikul saab. vaadates päevast graafikut, hetkel see tundub olevat, et siin meil hetkel lihtsalt väike korrektsioon tuleb. esimene tase on siis meil 22-päevane libisev keskmine, et see on üks koht, kus võib kõrgem põhi formeeruda. kui läheb sellest madalamale, siin võib olla see tase, siin on -1 ATR 50-päevane libisev keskmine tuleb juurde, et siin või siin kuskil kohal ma suurema tõenäosusega ootaks see nädal juba sellist nagu kõrgemat põhja. no positiivne üllatus oleks muidugi, kui kohe siit hakkame uuesti tõusma, et isegi ei tee sügavamat korrektsiooni, see oleks nagu
ultra bullish nii-öelda, et üks väike nõrkus ja siis kohe ostetakse välja. natukene sügavama korrektsiooniga tuleb natukene parem selline ostuvõimalus. ja muidugi negatiivne oleks, et kui kõrgem põhi ei formeeruks ei siin ega siin ja siin hind läheks ka sellest tasemest madalamale. Siis ma juba hakkaks äh, väga ettevaatlik olema. aga vaatame, et siiamaani on veel minna, võib-olla ühe nädalaga ei jõuagi sinna, kui just mingit seal tõsist eskaleerimist Iraani-Iisraeli vahel ei toimu. Äh, siis ilma suure mingisuguste uute uudiseta turg ilmselt sellist nagu suurt kukkumist ei pea tegema hetkel. no me tulevikku ei tea, seega alati tuleb positsioonid kaitsta stoppidega, aga hetkel see pilt näeb välja niimoodi. NASDAQ nädalasel graafikul, et siin ka toimus selline nagu öeldakse reversal candle, käis kõrgemale, sulges miinimumi juures, aga siin ta jäi ikkagi siin +1 aterist kõrgemal tasemel ja siin ta juba meil flirdib sellise kõigi aegade tippudega. vaatame siin samamoodi, võib-olla suurem korrektsioon natukene siin nädalase graafiku libiseva keskmise juurde või enne seda ikkagi veel proovib siin all-time high teha ja siis pärast tuleb meil selline natukene tugevam korrektsioon, et see on mu peamine stsenaarium hetkel. ja see ka tuleb siis põhimõtteliselt päevasest graafikust, et näha, et päevasel graafikul tugev tõusev trend ja siin palju selliseid nagu toetuseid tuleb juurde altpoolt, kõik tõusevad, et põhimõtteliselt kui kukkumine toimub, siis põhimõtteliselt igast sellest tasemest siis hakatakse seda välja ostma, seega sellist nagu suurt langust kohe ette kujutada on nagu raske. et pigem siis meil formeerub ka siin libiseva keskmise juures või siis teise libiseva keskmise juures, 50-päevase juures. Need on peamised arengud, mis ma siin ootan ja ülipositiivne jällegi, kui siit kohe hakkame uuesti tõusma. Dow Jones Dow Jones tekitab natukene rohkem murekohta, kuna ta ei saanudki meil siin +1 ateerist kunagi kõrgemale. eelmine nädal puudutaski +1 ateeri ja siis kohe hakkas nagu langema. siin on juba väga karune selline käitumine nädalasel graafikul, kui me vaatame päevast graafikut, siis siin on ka, tegelikult me näeme, et Dow Jonesi jaoks siin on ülioluline tase, et siin on kõik libisevad keskmised selline klaster ja kui põhimõtteliselt ta siin kõrgemat põhja ei saa teha, läheb siin 200 päevast libisevast madalamale, siis tal on juba siin rohkem sellist nagu kukkumistruumi. ja ta võibki kogu turgu koos endaga nii-öelda nagu võtta, et hetkel S&P ja NASDAQ võrreldes selle tipuga, nad ikkagi tegid korrektsiooni ja kõrgemat tippu, nii NASDAQ kui ka S&P kui ka isegi Russell, aga Dow tegi põhimõtteliselt siin meil nagu topelttipu, et sellest tipust väga palju kõrgemale ei läinud, et kui üks indeks kolmest on nõrgem, see ka on tegelikult väga selline kehv signaal. et tihti kolm hakkavad jälgima ühte. nii et vaatame, kas Dow Jones suudab siin oma libisevate keskmiste juures teha kõrgemat põhja või murrab nendest libisevatest keskmist madalamale. ja Russell 2000, nii, siin meil midagi juhtus graafiku taga, Trading Views, nädalane graafik. siin me näeme ka, et siis +1 ateerist ei saanud kõrgemale ja siis tekkiski selline nagu reversal ehk hetkel testib siin 22 ja 50 päevast nädalast libisevat keskmist. et noh, hea on see, et ta läks neist kõrgemale, siis läks vastu +1 ateeri ja siis üritab nüüd testida neid nagu toetused, kui nad peavad vastu, siin ka päevasel graafikul 200-päevane libisev keskmine, siis ta võib siit hakata uuesti tõusma ja see oleks positiivne turu jaoks. kui ta murrab nendest madalamale, siis siin me näeme, järgmine toetus on nõts madalamal. nii, kas päevane graafik mul hakkab siin tööle? ei hakka. huvitav, miks TradingView sellise asja teeb, kas ma leian midagi muud Russelli kohta, Russell 2000. ja siin saame alternatiivset indeksit vaadata, et enam-vähem sama pilt päevasel graafikul, siis me näeme tegelikult, et
200-päevane libisev keskmine, mis oli siin vastupanu, millest ma juba mainisin, et murdis sellest kõrgemale ja nüüd põhimõtteliselt me testime seda ala nagu toetused siin nii 22 kui ka 200-päevased libisevad keskmised samal nädalasel graafikul 22 50 nädalane libisev keskmine, et põhimõtteliselt siin on tegelikult väga tugev toetus ja siin on väga suur tõenäosus, et meil võiks kõrgem põhi formeeruda ja minna kõrgemale. ja samas, kui see tugev toetus ei pea vastu, kui siit läheb madalamale, siin me näeme ka tegelikult Russeli siin on nagu ka Dow jaoks selline nagu libisevate keskmiste klaster, et kui murrame sellest madalamale, siis võime näha suuremat langust. Ja see muutub tõenäoliseks, kui just sellised nagu turuindikaatorid hakkavad ka nõrgust näitama. nii, vaatame nüüd üksikaktsiad, kauplemisidee, et Apple, alustame Apple'ist, et seda ma olen siin praktiliselt igas saates välja toonud, et ta on olnud meil suht nõrg sellises nagu langustrendis. peale seda põrget, aprillipõrget ta ei ole palju tasunud ja hakkas tegema siin madalamad tipud ja siis eelmine nädal ma tõin välja, et siin tundub olevat järjekordne madalam tipp formeerub. Ja siis niimoodi juhtuski tegelikult, siin ma ka short isin hetkel Apple'i aktsiat ja me juba näeme selgelt, et ta proovib seda tastet testida ja kui see nädal ta murrab sellest madalamale, et siis järgmine peatus võib olla siis -3 või see toetustase, et Apple on jätkuvalt nõrk ja vaadates tunnist graafikut, et siin oli mitu võimalust lühikest positsiooni võtta, et siin ka tunnisel graafikul näha sellised, nagu ta tegi siin paar tippu, siis tegi üks madalam tipp, teine madalam tipp, aga siin oli võimalik nii siin kui ka siin seda short ida, et mina kasutasin ära seda võimalust ja hetkel ta on juba ilusti liikunud ja nüüd on see tase siin huvitav, et kuna iga kord ta sellest tasest põrgab aina halvemini, et siin oli selline põrge, siin oli juba selline põrge, et kui siit isegi põrge toimub, tundub olevat, et see võiks olla üsna nõrk ja siis järgmise katsega juba võime siit läbi murda. ja kui murrame kohe läbi, see oleks veelgi negatiivsem, et noh, ma hetkel olen lühikeses positsioonis, mulle muidugi see sobiks nii üks kui ka teine. Aga kui teil lühikest positsiooni ei ole ja võib-olla tahaks võtta, et siis see variant põrgega, et kui ta siin vastu libisevat keskmist põrgab, tegelikult teeb madalama tipu, siin võib tekkida veel üks selline nagu short imis võimalus. et päevasel graafikul siin langusruumi piisavalt, kui ta murrab sellest tasemest madalamale. Spotify. Spotify on olnud väga tugev, et ma siin näitasin, et mul oli siin eelmine nädal positsioon ka. nüüd siin nädala sees oli suurim selline langus, mis lõi mind positsioonist välja, et ma sain siin osaliselt kasumit võetud sellest positsioonist, aga nüüd põhimõtteliselt me näeme, et sellest väikest inksust hind taastus jällegi siin +1 eri juurde ja siin oma kõigi aegade tipu juures endiselt, et sõltumata sellest kõigest negatiivsest taustast, mis uudistes on, et Spotify jätkab tõusu, näitab seda, et Spotify on väga tugev tegelikult ja nüüd ma vaatan uuesti siin, kuidas võtta pikka positsiooni. et viimane mul läks siin, mul oli siin trailing stop ja siis selle inksuga läks vastu trailing stopi, enne seda ma võtsin siin esimest kasumi vastu teist kasumivõtu orderi läiendav, põhimõtteliselt siis ma kogu kasumi selles positsioonis võtsin siin tasemel ja positsioon mul oli siit. ja nüüd põhimõtteliselt siin oli üks kõrgem põhi, siin tegelikult oli ka reedel üks kõrgem põhi. oli võimalik võtta seda positsiooni. aga ma ootan siin nüüd järgmist, et kuna ta reedel suht tugevasti sulges, ma vaatan järgmist väikest inksu tunnisel graafikul, et siis seda prooviks ära kasutada siis pika positsiooni võtmisel Spotify aktsias. First Solar endiselt jätkab ilusa arengut ja reedel ka, sõltumata sellest, et turg langes, et me näeme, et siin üle 4% tegelikult rallis First Solar. no üheks põhjuseks on ka see, et nafta hind läks kõrgemale. tegelikult nafta ja päikesepaneelide tootjate vahel on olemas ka seos, et kui nafta hind läheb kõrgemale, siis tegelikult aina rohkem tekib nagu initsiatiivi asendada naftat näiteks päikesepaneelidega, et ma hästi mäletan veel 2007-2008, kuidas siis meil nafta läks $100 ja siis päikesepaneeli tootjad nagu buumisid, sest oli suur nagu motivatsioon asendada siis naftat päikesepaneelidega.
Siin meil on toimunud sama asi, et näiteks nafta hinnad läksid kõrgemale Iraani-Iisraeli konflikti tõttu, naftatootjate aktsiad läksid kõrgemale ja üllatuslikul kombel ka siis päikesepaneeli aktsiate hinnad läksid kõrgemale. FS Solar on üks nendest, kusjuures seda tehingut ma siin tõin välja juba siin, kui ta tegi siin kõrgema põhja, ma tõin välja, et siin see, kui tekib võlts läbimurre, see on ost, siis see tekkis, siis ma näitasin, kuidas siin ma võtsin pika positsiooni ja siis eelmine nädal mainisin, et kuna hind on jõudnud siin 200 päevase libiseva keskmise juurde, siin ta võib-olla teeb väikse peatuse, et eelmine nädal me nägime siin konsolidatsiooni selle taseme juures ja lõpuks reedel ta murdis sellest kõrgemale. ja nüüd mu teine kasumivõtu order seisab siin +3 juures päevasel graafikul ja ma ootan siit edasist tõusu sellest aktsiast. Et kes mu saadet regulaarselt jälgib, et te nägite just nüüd selle aktsia näol, kuidas põhimõtteliselt siis mul tekkis kauplemise idee, et kuidas ma tegin plaani selle kauplemiseks, kuidas see plaan realiseerus ja nüüd põhimõtteliselt näete, kuidas ma seda tehingut siis manageerin, et see oli see võlts läbimurre, siin mul oli pikk positsioon võetud. Siin eelmine nädal ta hüppas vastu +3 tunnisel graafikul, ma sain esimese kolmandiku kasumist võetud ja siin -1,5 juures ma hetkel treilin stoppi ja teine kasumite order on seal päevasel graafikul +3 juures. Et järgmine nädal siis võin uuesti näidata, et mis sai sellest tehingust. Nii, Toast siin suurt rallit veel ei teinud, et ma siin tõin välja just seda nagu viimast kõrgemat pihja, mis ta on siin teinud, et natukene ta rallis, et siit sai osaliselt väikest kasumit välja võetud, aga siis ta hakkas uuesti langema. Ja nüüd siin võib-olla tekib veel üks selline nagu võib-olla tal vaja rohkem konsolidatsiooni, et siin oli kvartaaltulemus, väga hea tõus peale kvartaaltulemust peale esimest kõrgemat põhja väga hästi tõusnud ja nüüd uuesti testib siin seda taset, et võib-olla tal võtab natukene rohkem aega siin seda tõusu konsolideerida nii-öelda, aga kui siin tekib järjekordne kõrgem põhi, läheb libisevast keskmist kõrgemale, et siis ma vaatan uuesti seda ostukandidaadina see nädal. Et siin tunnisele graafikule hetkel veel ei lähe, et siin tahaks näha, et ta päevasel hakkaks taastuma ja läheks 22 päevast libisevast keskmisest kõrgemale, et alles siis ma hakkan vaatama, et siis tunnisel peaks formeeruma mingi põhi, me näeme, et hetkel veel seda ei ole, et siis mingi põhi, siis kõrgem põhi libisevates keskmist läheb kõrgemale, et umbes selline areng siis päevasel tunnisel graafikul ma ootaks, et siin võtta järgmise pika positsiooni. Amazon Amazon ka siin ilusas tõusvas trendis, me näeme kõrgemat põhjat, et seda viimast kõrgemat põhja siit ma ka kauplesin, et siin ka päris +3 tõusnud, sai osaliselt kasumit võetud. Ja nüüd ta teeb korrektsiooni siin libiseva keskmise juurde, et ma vaatan, et kui ta siin natukene veel konsolideerib, korrigeerib siin libiseva keskmise juurde, teeb kõrgema põhja, siin tekib siis järgmine hea ostuvõimalus. Vaadates tunnist graafikut et siin ka veel sellist nagu selget põhja ei ole, võib-olla see, et kui siin tekib kõrgem põhi, siis siin on üks võimalus võtta pika positsiooni või kui ta teeb natukene sügavamat korrektsiooni põhja, kõrgema põhja, et siis päevasel graafikul natukene sügavam vastu libisevat keskmist, et siis seda arengut ma jälgiks. Järgmine on Google, suht sarnane nagu Amazon, et siin oli üks kõrgem põhja, väga hea ralli, kuigi pluskalmateerini ei jõudnud, aga nüüd tekkis uus pullback ja siin uuesti siin libisevad keskmised tõusevad, et ma vaatan, et kui ta langeb siin libisevate keskmiste juurde, et siin võiks olla järgmine selline nagu kõrgem põhi, mida osta. Vaadates tunnist graafikut, et siin ka, no üks agressiivne stsenaarium muidugi see, et see põhi juba oli, et siis siin kõrgem põhi, mis ka võib olla siis üks variant, aga parem oleks, kui ta teeks siin natukene suurema korrektsiooni libiseva keskmise juurde, et siis rohkem ja investorid hirmutaks sellest aktsiast välja, siis tekiks selline põhi, kõrgem põhi tunnisel graafikul ja parem selline kõrgem põhi libiseva keskmise juures päevasel graafikul. see oleks selline hea ostu stsenaarium. Meta on olnud üsna tugev
Siin me näeme, et ta ka käis vastu +3 arteeria, siin ta käis vastu +3 arteeria. Ja nüüd siin teeb korrektsiooni siis libiseva keskmise juurde, et siis siin tahaks küll näha natukene võib-olla sügavamat libiseva keskmise juurde, siis siin kõrgema põhja formeerumist. Ja siis oodata siis järgmist tõusu +3 arteeria juurde. Meta poolt tahaks küll natukene sügavamat korrektsiooni. Ja Palantir. Palantiiri eelmine nädal ma ka tõin välja, et siin võiks olla järgmine selline ost või müük, kõik sõltub sellest, et mis siin saab sel tasemel. Et siin oli üsna tugev tase meil tekkinud, et hind selle juures siin kauples edasi-tagasi. Noh, kuna siin libisevad keskmised ikkagi tõusid, suurema tõenäosusega oli ikkagi võimalik, et ta jätkab tõusu ja siis eelmine nädal ma vaatasin, et kas ta testib seda nagu toetust või see tulebki ikka nagu vastupanu. Ta testis seda nagu toetust, ta andis hea ostusignaali, kohe tunnisel graafikul ka seda näitan. Ma võtsin seda ka pika positsiooni ja nüüd põhimõtteliselt ta ilusti tegi uut tippu ja nüüd midagi ei sega minna vastu +3 arteeriat. põhimõtteliselt siin on mul teine kasumivõtuorder. Tunnisel graafikul siin oli näha, et põhimõtteliselt siin tekkis selline nagu võltslebi juures sellest tasemest madalamale, siis siin meil oli ralli ja põhimõtteliselt eelmine oli see meil esmaspäev ja kohe esmaspäeval põhimõtteliselt siin hind tegi sellist väike korrektsiooni, testis seda taset nagu toetus ja hakkas taastuma. Ja siis läks libis võttes keskmisest kõrgemale ja siin ma võtsin juba pika positsiooni, et sain aru, et siin on kõrgem põhi, selle tasetest edukalt testis seda nagu toetust ja hakkas tõusma. Ta sai pikk positsioon võetud, vastu +3 arteeri tunnisel läks, sain esimese kasumi võetud ja nüüd ma siin treilin lihtsalt stopi ja ootan siis +3 arteeri juures päevasel graafikul teise kasumi võttu. Et Palantir lõpuks ka hakkas ikkagi tugevust näitama. Hims and Hers. See on meil siis kõrge short float'iga populaarne aktsia ja siin me näeme, et põhimõtteliselt siin oli üks selline katse rallida ja nüüd ta testib meil uuesti seda 22 päevast libisevat keskmist. No siin on muidugi natukene ohtlik juba, kui ta nii pikalt testib seda libisevat keskmist, ta võib seda lõpuks ka murda madalamale. Et siis meil tekib selline madalam tippformatsioon ja siis meil tekib nagu suurem langus. Aga niikaua, kuni ta pole 22 päevast libisevast keskmist madalama murdnud, siis siin on ikkagi võimalus, et see on selline nagu topeltpõhi ja siit ta võib rallida, et mina vaatan hetkel selle pilguga natukene rohkem ettevaatlikum kui sellise esimese kõrgema põhjaga, siis oli nagu rohkem tõenäosus, ta põrgab, et nüüd seetõttu, et ta väga pikalt selle 22 tunnise päevase libiseva keskmise juures olla natukene ettevaatlikum. Ja tunnisel, mis ma tahaks näha, tegelikult tahaks näha võib-olla väike inks madalamale, et ta üritab justkui madalamale minna, siis tõuseb libisevatest keskmistest kõrgemale, et siis oleks selline nagu ideaalne võltslikumine madalamale ja siis hakkab uuesti tõusma kõrgemale. See oleks siis selline ostu pattern, mis ma siin jälgiks. UNH. UNH-is põrge meil jätkub, et eelmine nädal ma ka tõin välja tunnisel graafikul, kus võiks olla ostukoht ja tegelikult siin ma tegingi seda ostu lühiajalise kauplemise positsiooni ja nüüd vaatame, kuhumaani ta võib põrgata, et mul teine kasumivõtu order hetkel sellise nagu põrgestrateegia puhul +1 arteeri juures, libisev keskmine +1 arteer, kuskil see tsoon, et ta tugeva põrge puhul võiks ka siia jõuda. Eks me vaatame, kui tugev see põrge tuleb, hetkel 22 päevase libiseva keskmise juures. Ja tunnisel graafikul siin oli ka üsna selline nagu ideaalne sisenemine tekkis, et siin oli põhja ja siis ma mainisin, et kui ta teeb siin järgmise kõrgema põhja libiseva keskmise juurde, et see oleks siis hea ostukoht ja siin ma seda ära kasutasin, võtsin pika positsiooni ja nüüd ta isegi läks vastu siin esimest kasumivõtu orderi ja ma siin trailin stopi ja siin kuskil on päevasel graafikul +1 ATR, et seal on mul teine kasumivõtu order. Muidugi ta võib ka minna vastu selle ja võib ka üldse nagu suure põrge teha, et siin on selline gap olemas, võib-olla teeb sellise nagu hulluralli ja selleks mul ongi siis kolmanda osaga trailing stop, millega ma siis üritan sellest põrgest nii-öelda maksimumi saada.
nii, järgmine huvitav vastukandidaat on Redditi aktsia, RDDT, et Redditis on ka meil üsna kõrge short float, 17% ja siin päevasel graafikul ta ka tegi üsna huvitava paterni, et siin me näeme ka kõik libisevad keskmised korraga selline nagu klaster, kus ta hetkel konsolideerib. ja selle konsolidatsiooni raames mulle meeldib, et ta tegi siin põhja, tegelikult siin nüüd testib seda 22, 200 ja 50 päevast libisevat keskmist nagu toetust ja nagu kõrgem põhi siin võib formeeruda. et kui see nii on, siis siit võib tulla järgmine ralli vastu pluss kolmateeri. et see on see patern, mis ma jälgin ja tunnisel graafikul siis mis ma siin tahaks näha, et siin kaks sellist nagu head põhja juba olemas, et põhimõtteliselt siin kõrgem põhitunnisel graafikul on juba minu jaoks selline nagu sisenemiskoht. DT, Dynatrace on järgmine ostukandidaat ja siin ta on teinud üsna head tõusu vastu pluss kolmateer, siin oli ka hea kvartaaltulemus ja nüüd lõpuks teeb korrektsiooni, siin on 20 siis päevane libisev keskmine, siin on kõik ülejäänud, põhimõtteliselt ta võib kas siin või siin sellist nagu kõrgema põhja teha ja trend võib jätkuda, et see on see pattern, mis ma siin jälgin. hetkel tunnisel graafikul palju infot ei ole meil, et me ei tea, kas tekib põhi siin kõrgem põhi või ta läheb natukene madalamale, siis kõrgem põhi. ühesõnaga, ma ootan, millal tekib lõpuks põhi ja millal tekib esimene kõrgem põhi ja ta läheb siis tunnisel graafikul 22 tunnis libisevast keskmist kõrgemale. et selliseid asju ma ootaks siis tunnisel graafikul, kui päevasel graafikul hakkab nägema ka selline kõrgema põhja formeerumine. ja Celsius Holdings, et siin on ka kõrge short float kusjuures ja siin lõpuks ta murdis sellest nii-öelda konsolidatsioonist kõrgemale. Siin toimus see läbimurdmine, siin ta on nüüd kõikides libisevates keskmist kõrgemale ja nüüd on näha tegelikult, et siin libisev keskmine, see tase, see võibki olla koht, kuhu ta teeb testi kõrgema põhja ja siis me võime uuesti hakata tõusma. et siin ma sain juba ühe tehingu teha, siin ta käis isegi vastu pluss kolmateeri päevasel graafikul, nüüd ma stopiga väljusin ja nüüd ootan uut sisenemisvõimalust tunnisel graafikul, kuidas see välja näeb. et mu positsioon oli siin eelmine siin selle kõrgema põhjaga, et siin põhja, kõrgem põhja võtan positsiooni, siis läheb vastu pluss kolmateeri tunnisel esimene kasumivõtt, siin ta läks vastu pluss kolmateeri päevasel teine kasumivõtt ja siis oli trailing stop, mis mul neljapäeval lausa läksin välja. ja nüüd vaatan, et millal siin järgmine põhi tekib, siin või siin ja jällegi, et peale seda kõrgemat, peale põhja siis esimene kõrgem põhja, et sõltuvalt, mis tasemel ta tekib, et jälgin siis Celsius Holdingsit selle pilguga. tundub, et see pikaajaline langustrend on siin läbi ja hetkel siin arenemas uus tõusev trend. ja SMCI ka üsna huvitavalt näeb välja, tegelikult short float on ka väga kõrge, 18,85% ja ta ka siin konsolideerib tegelikult 200-päevase libiseva keskmise juures, et siin murdis sellest kõrgemale siin ka teised libisevad keskmised toetusena ja siin selline nagu kolmnurk tekib, konsolidatsiooni kolmnurk. ja ta võib üsna hästi läbi murda kõrgemale ja vastu pluss kolmateeri minna, isegi väljaspoolt seda me näeme, et ta võib jõulise liikumisega niimoodi teha, et see on ka üsna populaarne aktsia. et siin ma jälgin, kas siin formeerub põhi, et hetkel ta on siin nagu ideaalses kohas, et toetust leida et ma jälgin, kas see on põhi, siis kõrgem põhi või ta üritab siin võltsläbimurret teha, siis kõrgem põhi, et üks kahest, mis ma siin nagu jälgin. et võtta pika positsiooni. ja noh, kui turg hakkab kukkuma, mida siis short ida, et neid mul palju tegelikult ei ole, aga üks aktsia, mis ma reedel juba short isin, oli Fortinet, et muidu ma vaatasin, et küberturvalisuse firmad olid tugevamad kui turg, aga küberturvalisuse firmadest üks oli nõrgem kui ülejäänud ja nõrgem kui turg ja see oli Fortinet, et siin on muidu näha, et suht pikalt konsolideerib ja tundub, et selle põhjal nädalasel graafikul siin on formeerumas isegi selline nagu madalam tipp juba, et võib-olla tahab siin suuremat korrektsiooni teha. ja kui vaadata päevast graafikut, siis ma alguses vaatasin seda isegi nagu ostukandidaadina selle tugevate küberturvalisuse aktsiate taustal, et siin oli põhi, siin oli kõrgem põhi üks võimalus ja siin reedel vaatasin, et kas siin formeerub veel üks
ja läheb libisvastast keskmisest kõrgemale, aga tegelikult seda ei juhtunud. ja siin juhtus vastupidine, et hind rallis libisvastast keskmisest kõrgemale ja sulges madalamale neist ja nad hakkasid langema. Elder impulss läks punaseks. Ja siis oli juba näha, et siin tegelikult madalam tipp võrreldes selle tipuga ja võrreldes sellega veelgi madalam. Et tegelikult tundub, et ta üritab siin ikkagi -3 200-päevane libisev keskmine, et võib-olla proovib seda taset testida. Ja siis ma tegelikult reedel juba seda short isin ja vaatasingi just põhimõtteliselt, kuidas ta siin, või isegi mitte reedel, vaid lausa neljapäeval oli see näha, et ma vaatasin seda, et siin oli see tipp, kõrgem, madalam tipp, et siin ma juba short isin, et reedel ta üritas veel rallida, aga siis tegi veel ühe madalama tipu, et oli veel üks trigger seda short ida. Et hetkel ma panin stopi sellest tipust kõrgemal tasemel ja ootan esimest kasumit siis -3 tunnisele graafikul. Et tunnisel me ka juba näeme sellist nagu langustrendi, madalamat tippu ja kaks järjest sellist nagu sisenemistriggerit. nii, see on siis kõik. Rohkem kauplemisideed ja minu positsiooni saab näha siis live stream'ide käigus, mis see nädal meil toimus siis teisipäeval ja reedel. Neljapäeval on meil siis turg suletud ja järgmine saade meil tuleb siis järgmine esmaspäev. meil on muidugi siin riigipüha, aga Ameerikas ei ole kauplemine nagu ikka. Nii et jah, soovin teile edukat kauplemisnädalat ja kohtume järgmine esmaspäev. kõike head!